ja siis ma võtsin mikrofoni ja hakkasin rääkima ja ütlesin need sõnad, et mul on südames teil midagi öelda ja siis kõik katkes, siis läks elekter ära, siis jäi minu süda seisma ja korraga tunnen, mu parem jalg läheb nii nõrgaks, et ma ei jaksa enam püsti seista ja siis ma vajusingi kokku. Tere tulemast vaatama saadet 180 kraadi. Selles saates kuuled inimeste elu muutvaid tunnistusi nende üleloomulikust kohtumisest Jumalaga. Tänases saates kuuleme Andres Paumehe ehk ühe pühendunud usumehe lugu. Olles läinud läbi traagilisest kliinilisest surmast, sai Andres sügava vaimuliku kogemuse osaliseks teispoolsuses, kuhu ta vaim liikus. Selles sügavas ilmutuses sai ta kuulda elu muutvat püha sõnumit, mille evangeelne mõju puudutab veel tänagi tuhandeid inimesi. Andrese pastoraalne teenistus on aidanud paljudel inimestel leida Jumalat ning tulla talle lähemale. 8. jaanuar 2023 ja jällegi, et ega see Eesti jaanuar on selline heitlik ja päris talve veel polnud peale hakanud, et oli küll natuke lund ja oli natuke, minu arust oli selline nulli lähedane, et ei olnud väga külm. Ja kui nüüd sellest päevast üldse rääkida, siis see päev oli väga eriskummaline. Sellepärast, et kui koosolek algas kõik normaalselt, kõik oli tavapärane, ülistus, pastori sõna, palved, nii nagu ta asjad käivad ja äkitselt kadus ära elekter kogu majas. Lihtsalt mingi hetk kõik helisüsteemid, kõik video, kõik asjad, meil oli ülekanne, otse ülekanne oli mitmetel kanalitel ja see lihtsalt lõppes ära. ja see oli muidugi, sellist asja polnud ennem olnud. Ja see oli meie jaoks selline hetkeline nagu peataolek, aga meil seal tehnikamehed ammustasid selle kiiresti läbi ja kuskilt see valgus meile sinna tuli ja me saime ka ühe mikriga edasi jätkata. Nii et see oli selline huvitav seik just vahetult enne, kui juhtus siis see, mis juhtus. Ja ma tulin tulekogudusse siia 8. jaanuaril ja hommikul, kui hakkasin autot käivitama, siis sellel hommikul auto ei käivitunudki ja tavaliselt mul on auto alati korras ja töötab hästi ja siis ma hiljem sain aru, et see oli märk, et selle autoga ei olegi sellel hommikul mõtet minna, et see oleks jäänud siia kiriku juurde seisma, sest siia hiljem tuli kiirabi ja viis mind haiglasse, aga sellel hommikul ma tulin siia kogudusse ja sellel päeval oli minu tütrepoja Nilsu õnnistamine kogudusse ja ta ütles, et vanaisa, tule sina ka. Ja siis tekkis selline moment, et ma palusin võimalust, et ma saaksin lühidalt tutvustada palvekliiniku tööd. Aga kui siis kogu see koosoleku kulg jõudis sinna, et oli aeg siis anda sõna Andresele, siis Andres tuli ette ja hakkas siis tutvustama ennast, kes ta on, mis ta teeb ja siis nagu ütles, et tal on sõnum. Ja siis ma võtsin mikrofoni ja hakkasin rääkima ja ütlesin need sõnad, et mul on südames teil midagi öelda ja siis kõik katkes, siis läks elekter ära, siis jäi minu süda seisma ja korraga tunnen, mu parem jalg läheb nii nõrgaks, et ma ei jaksa enam püsti seista ja siis ma vajusingi kokku. Aga minu elupäästjad olid siin kohalik pastor ja minu tütrepoeg, kes hoolega 2 vahetusega tegid mulle kunstlikku hingamist nii kaua, kui kiirabiauto tuli. Ja siis nad palusid koguduse liikmetel kellelgi minna kiirabil juba vastu sinna Suitsu tänavale,
et kiirabi ära ei eksiks, sest iga minut oli kallis ja hiljem nad ütlesid, et kiirabi oli väga kiiresti tulnud kohale 6–8 minutiga. Ja muidugi selline hetkeline jällegi šokk, peataolek, et mis nüüd juhtus ja kuidas edasi, siis Nils oli arvatavasti esimene, kes sinna tormas vanaisa juurde ja me kõik olime seal tema juures lõpuks ja püüdsime aru saada, mis seis on. Ja kuna seal esimene mõte oli, et tuleb kiiresti kiirabi kutsuda ja keegi siis helistas ja rääkisime siis kiirelt ära, mis seis on ja see, ütleme, see nõuandja või siis häda, kuidas see nimi on nüüd, abikeskuse inimene siis või nõuandja, tema siis küsis neid nii-öelda tunnusmärke ja mis seisus inimene on. Ja lõpuks ta sai aru, et asi on kriitiline ja siis ta arvatavasti ühendas ühe juba teadma inimesega, arvatavasti kellegi arstiga, kes siis üsna konkreetseid nõuandeid ja ütleme käsklusi andis. Ja seal arvatavasti alguses oli sellist, ütleme sellist šokki ja ütleme siis peataolekut üsna palju ja inimesed, kes mida seal andis nõu ja tehke seda, ühesõnaga segadus oli. Ja siis nad peale seda, kui mul oli tehtud seda kunstlikku hingamist, siis arstid võtsid nagu juhtimise enda kätte ja siis nad olid mulle pannud seda elektrišokki aga sellest ei olnud kasu midagi, süda ei läinud käima. Ja siis nad helistasid teisele kiirabiautole ja nad siis omavahel suhtlesid ja rääkisid telefoniga ja see teine kiirabiauto, kes siis oli ka siia poole tulemas, neile oli omavahel side ja see, kes siia poole oli tulemas, ütles, et pane telefon selle haige inimese suu ette, et me tahame teada, kas ta ikka hingab. Ja kui nad selle telefoni minu suu ette olid pannud, siis see kiirabibrigaad, kes esimesena kohale jõudis, ütles, et see mees ainult koriseb, et see ei hinga enam. Ja siis tuli teine brigaad kohale ja uuesti pandi elektrišokki. Ja must kott oli ka seina ääres, et kui nüüd hingamist ei toimu ja süda käima lähed, siis viiaks ikkagi need laibad sinna surnukuuri, kust enam tagasi ei tulda. Elu toob meile erinevaid väljakutseid ja ootamatuid olukordi. Mõned väljakutsed puudutavad meie igapäevast suhtlust teistega ning on teadliku kommunikatsiooni ja eneseanalüüsi läbi lahendatavad. Lood on aga hoopis teised, kui on tegemist ootamatu ja väga delikaatse tervisealase väljakutsega nagu koomasse viiv südameatakk, mis muudab inimese haavatavaks ning otseselt välisest abist sõltuvaks. Sellistel kriitilistel hetkedel kogevad inimesed sageli midagi üleloomulikku, mida on raske sõnadesse panna, kuid millel on kõrgemalt poolt juhitud eesmärk. Ütlen seda, et koomas olles nägin tõesti seda nägemust ja ütlen seda, et ma nägin seda, kuidas ma ülevalt näen taevalinna justkui drooni pealt või lennuki pealt ja vaatan sealt ülevalt alla ja näen Jumala auhiilgust ja näen Jumala trooni, kus Jumal ja tema poeg seisavad kõrvuti ja neist kiirgab nii suur valgus, et sinna peale ei saa silmi suunata, nii nagu umbes LED-lambid kiirgavad valgust. Ja nende pea kohal oli selline aura või nukke ring, mis sädeles sellise kullasädemetega ja suure valgusega. Aga seal ma tundsin nii suurt rahu ja hingamist, et ma hea meelega oleks sinna jäänudki. Et seal ei ole muresid, seal ei ole vaeva, seal ei pea muretsema homse päeva pärast.
kuna olukord oli tõesti selline noh, ütleme nii keeruline ja mis tähtis muidugi on see, et inimesed kõik palvetasid ja seal muidugi pastor mobiliseeris inimesed ja me olime sellises lõpuks nagu eluringis, et see oli tema nagu mõte, et noh, mingi selline olukorra noh, nagu hindamine ja inimesed olid ringis tema ümber ja palvetasid keeltes ja palvetasid nii nagu oskasid ja see oli nagu selline võimas võitlus elu eest, et see noh, üks asi, et inimesed noh, teevad midagi, kas pumpavad või siis me teame, et kui Jumal ei tee midagi, siis ei juhtu ka midagi ja muidugi me hüüdsime Jumala poole ja ma usun, et Jumal kuulis palveid. Aga siin maa peal palvetati minu eest ja abikaasa sellel päeval teatas kõigi palvekliiniku juhtidele sellest, mis minuga juhtus ja teatas ka minu pastorile Veiko Võsule. Sellel õhtul oli just see täieliku tervenemise teenistus ja seal ka inimesed hakkasid kohe minu eest palvetama, et 100 inimesed minu eest palvetasid ja see kandis vilja, et täna olen siin teie ees ja elan ja olen. Aga see, mis mind nüüd veel kõige rohkem vapustab ja on see, mida ma kuulsin veel, aga enne seda ma tahan öelda, mis mul tuli veel meelde, et üks ingel viis mind ühe taeva värava juurde ja nii nagu Johannese kirjas on öeldud Johannese ilmutuses, et taevalinnas on 12 väravat ja iga värav ees on inglid ja seda pilti ma nägin ja see on mul meeles ja ütlen, et see on jah ja aamen, nii nagu on piiblis kirjas. Ja siis üks ingel ütleb mulle sealt, et Andres, sinu aeg ei ole veel saabunud, et sa pead tagasi minema. Ja kui ta seda oli mulle öelnud, siis mul oli selge, et minu aeg ei ole veel tulnud, et ma ei pääsegi sealt väravast sisse. Ja kui ma oleks sealt väravast sisse pääsenud, siis tähendab, ma oleksingi siis juba sinna jäänud. Aga mulle anti tunda seda taevalikku rahu ja hingamist, mida me kõik tunneme ükskord, kui me sinna taevalinna jõuame. Ja Jumal valmistab meile kõigile selle minemise tee ja ta ütleb, et kitsas on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad, aga lai on tee, mis viib hukatusse ja ma kuulsin siis ka selle hukatuse tee lõppu. Ja kuulsin seda, kui ingel ütleb mulle, et Andres, kuule, mis toimub seal, kus on metsaline. Ja seal kuulen naiste rahvaste appihüüdu ja karjeid ja kuulen, kuidas hühäänid, saakalid vabalt ammustavad inimesi ja ründavad neid ja keegi ei takista neil seda tegemast, sest seal ei ole enam Jumala silma ja kontrolli, mis seal on, vaid seal on metsalise riik ja seal on sellised seadused. Ja kuigi inimesed tahaksid sealt tagasi tulla, siis neil ei ole tagasiteed, kui me meenutame seda rikka mehe lugu ja vaese Latsaruse lugu, siis seal on selgelt kirjas, et rikas mees piinles seal põrgus ja vaene mees Latsarus oli Abrahamis üles ja siis ta ütleb, et kuule, tule jahuta nüüd minu keelt. Et siin on õudne kuumus ja palavus. Ja siis ta ütleb veel seda, et kuule, et hea oleks, kui keegi läheks, hoiataks minu 5 venda, kes mul veel siin maa peal on, et nemad siia ei satuks. Ma arvan, et sellised olukorrad liidavad rohkem ja kasvatavad ja need on päris asjad, et kui sa näed nagu sellist surma olukorda või ütleme sellist kriitilist olukorda, siis see on päris asi, et see ei ole enam selline noh, nagu isegi kui sa oled harjunud nagu mingeid asju rutiinist tegema,
ja ka koguduses palju asju tehakse lihtsalt rutiinist, siis selline olukord kainestab ja kindlasti mobiliseerib ja paneb mõtlema ka igavikuliste küsimuste peale. Ja ütlen seda, et ma ei ole suur sõna jagaja, aga kui mul helistatakse ja kutsutakse kuskile kogudusse, siis ma olen kõigile jaatavalt vastanud ja kutse vastu võtnud ja sõitnud kohale, rääkinud seda tunnistust neile ja pidanud neile siis ka jutlused. Mõnikord olen 2 jutlust pidanud, et esimene on pikk tunnistus, pooletunnine ja siis on paus olnud ja siis tuleb jutlus veel järgi. Et seda tööd teen ka, ütleme, suure südame ja rõõmuga, et tahan inimestele rääkida sellest kogemusest, taevasest kogemusest, et nad ka pööraksid rohkem tähelepanu oma isiklikule usuelule, et meil on kiusatus muganduda selle maailma sarnaseks, aga Jeesus ju hoiatab, ärge muutuge selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meeleuuenduse teel. Ma näen, et Eesti rahvas on unustanud ära selle osaduse pidamise Jumalaga, kõigil on kiire ja kõigil on probleemid ja siis tullakse palvekliinikusse eestpalvele, et palveta nüüd sina minu eest. Aga tegelikult kõigil on võimalus iseenda eest palvetada. Aga me rõõmuga aitame kõiki inimesi, kes eestpalvele tulevad. Andres Paumehe tunnistus on vägev näide sellest, kuidas Jumal on inimest oma tarkuses määranud tegema suuri asju ning täitma olulist missiooni. Nii kõrge taevane kutsumine muudab mitte ainult meie enda elusid radikaalselt, vaid toob sügava ja püsiva vaimuliku muutusega nende ellu, kes otsivad Jumalat. Me soovime, et Andrese lugu kinnitaks ka sinu usku ning et sa leiaksid Eesti kristlikus kogukonnas enda koha, mis võiks olla kui elava vee allikas sinu ja Jumala vahel.